Tere tulemast kõigile. Vandenõude analüüs juuni 2026 on eetris. Pärast lühikest suvepausi, mis meil siin nüüd toimetuses on olnud, on meil täna saates kohal tehnokraat Andres Saukas, Mõistust ja tarkust. ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet, Tervist kõigile! eestieeste.com toimetaja veebiraadio saatejuht Maarjo Maripuu Tere ka minu poolt. ja mina olen saate toimetaja ja eestieeste.com portaali peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Seekordses saates räägime Lähis-Idas toimuvast, samuti Eesti seadusandlusest, mis on muutunud täielikuks kataklüsmiks meie tuleviku arengule, aga ka Tõnu poolt välja käidud Ungari ja Serbia teemadele. Ehk siis nendes kahes viimases teemas võtab Tõnu esimesena ka sõna. Aga alustame siis nüüd saatega ja räägime, mis Lähis-Idas on toimunud. Enne saate algust sai siin taas vaadatud, mis juunikuu jooksul Iisraeli, Iraani ja USA vahel on toimunud ja natukene sai lisatud ka teksti, mis puudutab Liibanoni ja Iisraeli vahelist vastasseisu. Aga kõigest järjekorras ja natukene kronoloogiat Iisraeli, Iraani ja USA vastasseisust. 2. juunil teatas USA keskväe juhatus, et Ameerika reaktiivlennukist tulistatud Hellfire rakett tegi Khargi saarele teel oleva tankeri tegevusetuks, kuna laev ignoreeris hoiatusi ja ei järginud USA blokaadi. 3. juunil teatas Iraan, et sihtis rakettide ja droonidega USA 5. laevastiku peakorterit, õhuväebaasi helikopterid vastuseks Ameerika rünnakule Qeshmi saare lähedal asuvatele sidetornidele. Iraan teatas, et tema merevägi sihtis rakettide abil laevu nimega Panaja vastuseks Ameerika rünnakule Iraani tankerile. USA keskväe juhatus teatas, et Kuveidi suunas tulistatud Iraani raketid ebaõnnestusid või purunesid lennu ajal, samas kui piirkondlikele sihtmärkidele lastud ballistilised raketid ebaõnnestusid. CENTCOM teatas, et USA sõjavägi tulistas piirkondlikes vetes alla Iraani droone, mis sihikule võtsid tsiviillaevad ja Kuveidis asuvad Ameerika väed. Kuveidi lennujaam tabanud rünnakutes hukkus üks inimene. Iraan eitas vastutust, väites, et hävingu põhjustas USA toodetud Patriot õhust tõrjesüsteemi rike. USA omakorda eitas seda. 7. juunil teatas USA, et tulistas alla väina ohustavaid Iraani droone. Liibanoni riiklik meedia teatas, et Iisraeli rünnakus Beiruti äärelinnas hukkus 2 inimest. IDF teatas, et rünnak sihitas Hezbollahi infrastruktuuri pärast seda, kui rühmitus oli Iisraeli suunas tulistanud. Iraan ütles, et Ameerika baasid ja Iisraeli varad Lähis-Idas on õigustavad sihtmärgid tänu Ameerika blokaadile ja Iisraeli rünnakutele Beiruti äärelinnades, kus elavad Hezbollahi liikmed. Iraan lasi Iisraeli suunas välja ballistilisi rakette. Iisrael ütles, et tulistas need kõik alla. Iraan sihitas Ramat Davidi õhuväebaasi ja Iisrael kinnitas, et baas sai kahjustada. Iisrael ütles, et maksab Iraani vaherahu rikkumise eest jõuliselt. 8. juunil teatas IDF Iraani sõjaväeobjektide ründamisest ning plahvatustest teatati Teheranis, Isfahanis ja Tabrisis. See vallandas 2 riigi vahelise sõnavahetuse. Iisraeli rünnakus hukkus 2 Iraani sõdurit. Hiljem teatas Iraan, et on lõpetanud sõjalise tegevuse Iisraeli vastu. Iisrael lõpetas rünnakud Trumpi palvel. 9. juunil teatas New York Times, et Ameerika meeskond päästeti pärast seda, kui helikopter väina lähedal alla kukkus. CENTCOMi teatel päästis nad esimest korda USA mereväe droonipaat. Trump ütles, et Iraanst tulistasid helikopteri alla ja lubasid vastata. USA ametniku sõnul tulistas helikopteri alla Shahedi ühesuunaline rünnakudroon. Iraan ütles, et nad ei sihtinud helikopterid tahtlikult. CENTCOM teatas hiljem, et algatas kättemaksuks enesekaitse rünnakuid. Üks rünnak kahjustas Siiriku veehoidlaid. Iraan teatas, et 20 000 inimest on kaotanud juurdepääsu joogiveele. 12. juunil teatas ootamatult Pakistan, et Iraani ja USA rahulepingu tekst on kokku lepitud. 13. juunil teatas CENTCOM, et Ameerika väed pidasid Hormuzis kinni Iraani droone, mis väidetavalt sihtsid kaubalaevu ning kinnitas, et väin on transiidiks endiselt avatud. 14. juunil teatas Iraan, et USA lepingu eelnõus on Teherani lubadus mitte toota ega omandada tuumarelvi ning USA lubada Teheranil lahjendada oma Iraanis asuvaid kõrgelt rikastatud uraanivarusid. Trump ja Iraan teadsid, et on saavutanud kokkuleppe sõja lõpetamiseks ja väina taasavamiseks. Trump ütles, et ta oli andnud loa USA blokaadi lõpetamiseks. 15. juunil teatas USA asepresident J.D. Vance, et memorandum
allkirjastati digitaalselt mõlema riigi poolt eelmisel päeval. 17. juunil teatas Trump, et kui talle Iraaniga sõlmitud leping ei meeldi, siis USA naaseb kohe pommide viskamise juurde. Etteruttavad nii palju, et sellel nädal, ehk siis nüüd 8. juulist on asi jälle eskaleerunud. Samal päeval aga allkirjastasid Trump ja Iraani president Masoud Pezeshkian sõja lõpetamise vastastikuse mõistmise memorandumi, kusjuures Trump kirjutas sellele alla õhtusöögil Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga Versailles palees pärast G7 tippkohtumist. 18. juunil teatas Pakistan, et memorandumi allkirjastamine tähendab, et Teheran taas avab Hormuzi koheselt ja Ameerika blokaad lõpeb kohe. CENTCOM teatas siis mereväe blokaadi lõpetamisest. 19. juunil kuulutas USA president Donald Trump välja uue relvarahu Iisraeli ja Hezbollah vahel 2026. aasta Liibanoni sõjas, mida vahendasid USA, Katar ja Iraan. Hezbollah teatas rünnakust Iisraeli vägedele, kes üritasid Nabatjehis Ali al-Taherit kinni võtta. Iisrael jätkas Lõuna-Liibanonis arvukalt ründamisi. Lisaks siis Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katzi avalduse kohaselt teavitati USA-t rünnakust enne rünnakut, mille sihtmärgiks oli Maidal Zooni linnas asuv 200 meetri pikkune tunnel. Selles siis asus Hezbollah üks keskusi. Võttes Lähis-Idas toimuvat kokku, siis malelaual on muutujaid rohkemgi kui arvata oskaks. Kuigi tänaseks Iraani ja USA vahel rahu taas pole, siis milliseks võib kujuneda antud piirkonna edasine käekäik, sest nagu me saame aru, keegi järgi ei anna. Annaks kõigepealt sõna Andresele. Päris pikk info tuli faktide näol. Kas nad on faktid või ei ole nad faktid? Aga vastus on sellele lihtne, saab ühe lausega panna. Seesamane Hormuzi väin ja see sõda lõpeb. Paneme juttu märkidesse alati õigel ajal. Siis, kui õige aeg on, kui Euroopa naftahoidlad, tanklad on täitsa tühi ja talv hakkab. Siis saab see sõda otsa, siis on ta paigas. Mitte keegi ei ole selles süüdi, et ei ole kütust Euroopas ja tööstus jääb seisma talveks ja nii edasi. Ja võtame teise sõjaga kõrvale, mis on, kui te hakkate nüüd mõtlema, vaatama ajalukku tagasi. Tegelikult käib ju 3. maailmasõda on ju praegu selle asja nimi. Sellepärast, et esimene maailmasõda, mäletate, kuidas toimus, mille pärast toimus. Siis teine maailmasõda, kuidas see toimus samamoodi. Euroopas tehti suured väed ja Jaapanis oli seal Mansuuria, Hiina selle all. Richard Sorge oli selline luuraja, oli Jaapanis, nii et Stalin juhtis sealpoolset kraami ja siit. Ja kui vaatate neid ka mitte meie meediakanaleid, siis nimetatakse seda konflikti, mis on Venemaa ja Ukraina vahel lihtsalt vennatapusõda. Mõlemad on slaavlased. Ja vot, kes seda juhib, ise mõelge. Keda juhtis ja millised firmad või juhid olid, sest sakslastele tegi Hugo Boss, selline moelooja, tegi vormi selga, oli juba olemas. Ja mõtleme nüüd ära, mis siis toimub praegu. Ja vaadake nüüd kõiki neid materjali, mitte luges pikk lugu oli, aga vaadake pilte ka visuaalseid ära, mina tavaliselt palju ei vaata. Kui ma näen, mingi maja on puruks lastud, hästi suur, mingi 10-20 korruseline ja seal on ainult 8-9 laipa, tähendab, seal majas ei ole kedagi. Ja need majad on, nagu öeldakse, tehtud selles põhimõttes, et need majad tahavad renoveerimist, kappremonti. Ja kappremonti on lihtsalt teha, kui süsteemid, torud, kõik on roostes, on vaja vahetada. Sama on nende rafineerimistehastega. Eelmine aasta ma lugesin ka, et Venemaal on suuremad linnad, kus on isegi metallurgiatehased, on inimestest tühjad peaaegu. Ja on juba lootus, et India poisse tuleb sinna ühte linna 1 miljon ja teisele poole 2 miljon. Nemad oskavad tööd teha.
no vot sellest ma siis saangi öelda, et siin tulistatakse ja tehakse meile ainult sellist pakasuhkat. Täpselt samasugune oli Teine maailmasõda, see läks meilt robinal niimoodi raskelt üle, aga paljud kohad, ma isegi käisin Varnas siin paar aastat tagasi, kuulsin, et Varna linna ei lubatud, Stalin lubanud ühtegi pommi lasta, niimoodi giid rääkis, et see on selline linnakene Musta mere kaldal, kuigi Sevastopol ja need olid kõik maatasa tehtud. No läksime korraks sinna taha kaugemale ja nüüd mõelge, kuidas üldse need sõjad või need on, kellele ta kasulikud on, sõjas võitjaid ei ole, aga võtame ühe lihtsama näite, et te mõtlema hakkaksite, kes, mis, kuidas on. Vaatame baari, kuidas baarikaklus hakkab tavaliselt restoranis või baaris kusagil. Kelner võtab, viib selle sööki jooki kellegi juurde, aga siis üks muidumees, kas paharet, kellel raha ei ole taskus või tal on raskus naljaga, paneb kelnerile jala ette. Kelner valab siis selle kuuma suppi kellegi kõrval lauas kaela. See vaatab sinna taha poole, paneb piraka ära. Kelner on ise maas ja siis see kelner kukub teisse lauda. Sealt lauast tõusevad ka püsti poisid, kes on natukene kärakat võtnud ja lahing toimub. Kelner läheb minema, kõik on, lööma käib ja kes võidab? Kas võidavad need kaklejad? Ühel on pintsak ribadeks, teisel poolel on silmad sinised ja kelner on ära läinud ja itsitab pihku see, kes selle jala ette pani. Tema ei tea midagi, tema kuigi selle organiseeris. Ja praegult ongi, võtame siis sellise lihtsa näitus, et sõjas võitjaid ei ole, on need, kellel on see energiakriis ja see vajalik teha praegult. Et see kõik laguneks nii käest ära ja tuleme ka siia Eestisse, näed, kui meie ei taha siin ühineda, tahame kõik oma ette eraldi olla, siis see ongi kasulik nii nendele hormuusiväinadele, energeetikutele, kõigile, kes ei saa oma naftatankereid ja rafineerimistehaseid käima, siis oleme küünlavalguses vasti. Nüüd see on minu poolt vastus selle poole. Ja, aitäh sulle, Andres. Jah, eks ongi tõsi, et see, kes esimesena sageli provotseerib, et teatud mõttes kannab seda rolli ju aastakümneid USA, et siis teised jäävad sinna piirkonda edasi sõdima ja eestlaste koha pealt vastab ka tõele, et ükski teine eestlane tavaliselt oma eestlasega kasvõi naabriga ei taha ju koostööd teha, kõik tahavad ise asju ajada ja me näeme, kuhu me oleme sellega tänaseks välja jõudnud. Aga läheme edasi ja Tõnu. Andres rääkis sellest, et kui tulistatakse maju, tulistatakse naftatöötlemistehaseid, siis sellel on nagu teatud majanduslik tagamõte. Jah, see kehtib Vene-Ukraina sõja kohta, aga see ei kehti Lähis-Idas toimuva kohta. Seal käib ikka päriselt andmine ja tihtipeale kasutatakse tsiviilelanikke inimkilbina ja eriti teevad seda muidugi Iraan ja ütleme Liibanonis Hezbollah siis. Seda võtet on kasutatud ka mujal Lähis-Idas, aga põhiliselt, käesoleva teema puhul saab öelda, et seda kasutavad Iraan ja Hezbollah. Ning huvitav oli see, vaata Mihkel, sa mainisid, et USA oli nagu ise otsustanud, et Iraan ja Iisrael enam ei sõdi. Tähendab, nagu USA juhtkond otsustas ise Iisraeli eest. Aga ma jälgin ka Iisraeli uudiseid, Iisraeli välispoliitilisi saateid ja seal tekitas päris suurt pahameelt, sest juudid ei salli, et keegi nende eest otsustab, hakkab nagu neid õpetama. Paar kuud tagasi oli neil samasugune tüli Ukraina juhtkonnaga, sest Zelenski hakkas kangesti õpetama neid ja kuigi Iisrael on alates sõjalise erioperatsiooni algusest toetanud Ukrainat, aga ja seda enam, et nende oma poisid on seal juhtkonnas Zelenskist alates. Seal on põhiliselt juudid või pooljuudid vähemalt. Aga selline asi Iisraeli juutidele ei meeldinud ja tookord Iisraeli juhtkond tegi päris teravaid avaldusi, ütles, et ärge tulge meid õpetama, peate meile olema tänulikud abi eest. Ja peaaegu sama asi oli siis, kui Trump hakkas nüüd määrama, et peate ära lõpetama selle Madina Liibanonis, peaaegu et tõmbuge sealt välja.
aga no see on mõeldamatu, sest kui Iisraeli sõjavägi on Lõuna-Liibanonis niivõrd edukalt edasi liikunud, on jõudnud oma surmavaenlase hävitamisele päris lähedale ja seda tublisti nõrgestanud. Ma pean silmas Hezbollah'd. Ja nüüd kellegi trumbi käsu peale tagasi tõmmata, vaat oma väed välja, no ei lähe läbi selline asi. See tekitaski Iisraeli ühiskonnas suurt pahameelt ja ega nad ei allunud eriti sellele. Ja väga õige, sest vaata, Mihkel, sa mainisid välja, et Lõuna-Liibanonist matšt, üks hetk ma ütlen, vaatan kohe selle küla või asula täpse nimetuse, Matšt al-Zun oli selle koha nimi, et sealt leiti 200 meetri pikkune tunnel, aga see ei olnud niisama tunnel, vaid see oli päris eriline tunnel. Seal oli niimoodi, et seal oli üks mägi ja mäe sisse oli tehtud drooniehitustehas. Iraani rahaga oli ehitatud, Hezbollah laskis sealt välja vägevalt droone, droonid pandi kokku nendest varuosadest, mis salaja oli toodud salakaubana Liibanoni, pandi kokku ja lasti ja kusjuures nende droonide laskeulatuses oli kogu Iisraeli riik. Kui arvestada, et Iisrael on 2 korda väiksem kui Eesti, siis on selge, et ei olnud nagu raske objekte tabada. Praegu oleme olukorras, kus Ukraina droonid tabavad kuskil Karjalas või Ingerimaal mingisuguseid naftasadamaid, naftahoidlaid ja seal on ju 1500 või palju seal kilomeetrit vahet on, aga kui näiteks see tunnel oli tehtud mõne kilomeetri kaugusele Liibanoni Iisraeli piirist, mäe alla, mäe sisse täpsemalt ja sealt šahtid läksid ja ilusti lendasid droonid. Ja kui Iisraeli sõjavägi selle vallutas, selle droonitehase, siis avastati, et seal oli juba umbes 50 valmis drooni, igaühe juurde käis 30 kilo lõhkeainet ja need olid kõik nagu laske valmis juba. See oli tehtud veelgi paremini maa alla, kui näiteks ütleme Hezbollah maalune peakorter Lõuna-Liibanonist. Ma natukene hiljem räägin sellest. Ja seda võib vabalt võrrelda näiteks Iraanis mäe sisse ehitatud tuumarikastus tehasega. Ja see ei ole nali, sellepärast, et selle mäe peal asus, tähendab siiamaani asub mošee ja lähedal asub ka kool. Nii et kui Iisraeli sõjavägi oleks andnud vastulöögi, Hezbollah'l oleks tabanud seal mošeed või kooli, siis jälle nii-öelda progressiivne üldsus oleks kisendanud, et näete, et Iisraeli sõjardid ründavad süütuid inimesi, nad isegi mošee ründamise eest ei põrku tagasi. Aga jah, seal päris huvitavad inseneri seisukohalt olid päris huvitavad lahendused seal, õnneks see avastati ja ma ei ole päris kursis, kas see lasti kohe õhku või on mingid osad sellest veel alles, sellest tunnelist. Aga see on teada, et näiteks Hamas omal ajal tegi päris usinasti tunneleid Egiptuse ja Iisraeli piiri juurde, sinna piiri alla, et saaks relvi ja muid salakaupu sisse tuua. Nii et see tehnika on selge neil, aga juunis avalikustati siis see, mis Iisraeli sõjavägi oli teinud Kantara nimelise linna juures, kus avastati juba selle aasta aprilli lõpul, päris lõpul avastati Hezbollah maalune peakorter, kus oli ehitatud 2 korda 10 kilomeetrile linn 25 meetri sügavusele. See on sügavam, kui ehitatakse näiteks kõrghooned. Ja väga võimalik, et seal oli kasutatud metroo ehitajate abi, olgu siis tehnilist abi või nõu. Ja seal oli niivõrd tipp-topp see maalune linn, sinna oleks saanud mahutada mitu tuhat täies varustuses, täies relvastuses Hezbollah sõjaväelast vajaduse korral. Need oleks tükk aega seal vastu pidanud. Iraani rahaga oli seda ehitatud 10 aastat. Aga selle ei ole täpselt teada, kas suurusjärk, mis sinna kulutati raha, oli sadades miljonites või oli lausa miljardites dollarites. Aga fakt on see, et Iisraeli sõjavägi lasi selle õhku võib-olla minutiga. Pani sinna 450 tonni lõhkeainet ja lasi selle õhku.
ja nüüd ongi küsimus, et kui Hezbollah nii kangesti seal Liibanoni kaitseb, miks ta ei oleks võinud selle raha kulutada hoopis liibanonlaste elujärje parandamisele? Aga meil sellest nagu ei räägita, meil hea, kui üldse mainitakse kuskil, et põrutati mingisuguse objekti pihta Lõuna-Liibanonis ja siis, et mis seal ikka erilist oli. Aga kui on sellised maalused linnad, kust karistamatult tulistatakse eraisikuid ja samas on need nii-öelda kaitstavad eraisikud on muudetud eluskilbiks, siis see on hoopis nagu väga tõsine asi. Ja kuna jutt on juunist, siis tasub mainida seda, et päris juuni lõpupäevil, kas oli 26. juuni paiku, kui ma õigesti mäletan, sõlmiti ju Iisraeli ja Liibanoni valitsuse vahel koostööleppe ja seal on sõnaselgelt öeldud, et Iisrael on Liibanoni valitsuse liitlane ja aitab siis vabastada Liibanoni tolle põhivaenlasest Hezbollahst. Kuni tolle hetkeni ju pidevalt räägiti, et oi, et Iisraeli sõjaväed on ju okupandid seal, sõjaväeüksused on okupandid Lõuna-Liibanonis, nad tuleb välja peksta. Aga kui Liibanoni valitsus ise tunnistab, et ta kutsus appi. Vaat see on väga mõtlemaanav koht, nii et aitäh, Mihkel, et andsid mulle selleks aega. Jah, aitäh sullegi, Tõnu. Siin tuleb muidugi ära markeerida asjaolu, et tõepoolest Iisrael ja Liibanoni võimud on üksteisele lähenenud. Aga samas absoluutselt täielikult ei saa seda ju heaks kiita, et näiteks Iraani ja Liibanoniga seonduvalt meditsiinitöötajad rahvusvahelisel tasandil ja ka alaealised saavad Iisraeli või USA mahitajad rünnakutes surma, et siin nagu jookseb ikkagi mingi piir ja EKRE osas ma olen üsna skeptiline. Aga siin on kaks momenti veel enne, kui ma Maarjale sõna annan. Esiteks, praegu käib jutt siin kongressi tasandil eelnõu vastuvõtmisest, mis annaks lõpuks õiguse USA-st Iisraeli üle sõita, siis poleks enam vahet, et kus Iisrael oma operatsioone veab, et siis oleks tal kogu maailmas absoluutne õigus, et kongressis hetkel see eelnõu on arutusel ja teine moment nüüd, mis puudutab Charlie Kirki mõrva, siis väidetavalt püütakse nüüd süüdlaseks teha Candace Owens. Kui see niisugusel kujul läbi läheb, siis mulle tundub, et vahevalimistel me teame, kes kongressis enamuse saavutavad, nõnda nimetatud neokonservatiivid Lindsey Grahamiga eesosas. Aga lähme nüüd siit lühikese kommentaariga edasi, Maarjo. Aitäh, Mihkel. No, ma lähen siis kohe siis Andrese eelmainitud asjade juurde, et me naerame nii-öelda Venemaad, et temal on nagu nii-öelda Ukraina rünnakute tõttu on kütus otsas. Aga kui vaadata nüüd, mis toimub Euroopas tervikuna, siis Euroopat ei pea isegi mitte ründama, et Euroopal oleks kütusega probleeme. Et siin nüüd mõtleme ise, kui haavatav on Euroopa tervikuna. Ja samuti ma nõustun täiesti Andresega maailma sõdade osas, aga siinkohal tuleks lähtuda ka seda, et sõda ei toimu ju ainult Ukraina ja Venemaa vahel, vaid on ka vastasseis ida ja lääne vahel. Et see on nii-öelda lepitamatu vastasseis ja eks siin ole nüüd näha, et kas see sõda siis, mis Ukrainas praegu toimub, kas see loksub seal Ukraina territooriumil üle ääre või ei loksu ja kui see loksub, no siis ilmselgelt hakkavad ka toimuma sõjalised konfliktid Euroopas. Aitäh! Suur aitäh sulle, Maarjo! No kaheldamatult, eks nüüd see, et nüüd me lähme natukene sellest kuust mööda, aga nüüd siin hiljuti oli NATO tippkohtumine. Arvata on, et Ukraina saab sellest järjest enam hoogu juurde. Aga mis saab nendest konfliktidest lähikuudel ja mis saab meie olukorrast, eks see selgub arvatavasti sügisel, et pärast oktoobrit meil enam suuri võimalusi niisama sellest olukorrast välja tulekuks ei ole ja sellest me räägime ka nüüd järgmises teemas. Vastu on võetud kriisi- ja seadusandlus, seda siis 2. juuni seisuga
mille alusel saab sõjavägi võtta inimeste verd, tsenseerida ajakirjandust ja lisaks on ka NETS-2 heakskiidu saanud, mis kohustuslikust süstimisest keeldu öelle tähendab juulist 2027 2400 euro suurust trahvi. Kõiksugused faktikontrollid ja muud sellised hula-hula jama ajajad mingu puu taha. Küsimus on aga, miks rahvas selle kõike alla on imelihtsalt neelanud ja loobub inimõigustest suurte onklite heakskiidul. Ühtlasi on siin enam lootust muutusteks või siis nagu öeldakse, tuleb see, mis juhtuma peab. Annaks nüüd sõna Andresele. Mitte kunagi ei tohi, nagu öeldakse, püssi nurka visata, kui padroneid enam ei ole. Püssil on veel pära olemas ja nüüd ma kuulsin ka, et Kalasnikov hakkab nüüd uut relva tegema, 304 number mudel, ma ei ole näinud seda, peab uurima seda. Nii et jutud, kõlakad, verevõtmised ja nii edasi. Ma ütlen ära, ma olen ju siin ühes saates ja mitmes olen rääkinud, ma olen ka füüsilises kontaktis ka homodega olnud ja kui viiekas oli vaja, ega ma siis ei olnud lasknud teha, andsin talle noomituse vasta nina pihta ja sama on ka sellest, et kui verd tullakse võtma. Aga kui verd on vaja võtta või niimoodi oli nõukaajal, oli lihtsam variant, tuli ära, anti kuiva veini ja said päeva vabaks, said selle ära ja inimesed käisid ise andsid verd, aga hirmuga, kuule, me tuleme, joome su verest tühjaks, ma usun, et hirmuga võib ka see samane, kes tuleb võtma, saab pihta ka. Ja ma arvan, et inimestel on siin see COVID-19 maskitrallid ja igasugused need seakatkutrallid on meeles ja kui nüüd asi lõpuks käima läheb, nad teevad viimaseid liigutusi. Ja toome nüüd lihtsa näite ka, kuigi saade on ära, aga nüüd NATO tippkohtumine lõppes, kõigile jagati koldid välja, kõik, kes seal kohal käisid, peaministrid, meie ja kõik oli koldid ja minul tekkis kohe mõte, milleks see kolt on, ta oli trumliga ja on olemas selline hea väljend Vene rulett. Need, kes on pahandust teinud, pakutakse Vene ruletti välja või ma ei tea, palju padroneid ka anti, 6 tükki võib-olla anti, ma ei usu, et talle karbiga kaasa anti. Saad võib-olla mõne ründaja maha ja nüüd mõelge inimesed, see on ju lihtsalt näidis variant, et te mõtleksite, mis nüüd peale seda rohepööret ja seda liberalismi ja seda LGBT värki võib toimuda. Sest nagu on suur mees Stalingi ütelnud ja teised ka, et igal põhjusel mingi asi on tagajärjel või kellegil või selline on aadress ja nimi. Ja vot, ja need inimesed jäävad nimega meelde. Siin mitmed saadetes ka, ma ei hakka siin rääkima, paralleelsaates on mõned saatekülalised, kiruvad Arnold Rüütlit ja kiruvad siin Pätsi ja kiruvad siin Eesti neid presidenti. Ma tahaks selle mehe ja selle enda käest küsida, kui sina peaksid otsustuse juures olema, mida sa siis teeksid? Milline oleks sinu vastus, sa jookseks välja või ei ole? Ma arvan, et kui pikalt vaadata, loigu leiaks sealt tooli juurest, kui siin mehed keegi selle koldiga hoiaks meele kohu peal ja need jutustajad. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et mõelge selle peale, need asjad on kõik pöörduvad ja need ütleme nepid ja need kõik katkevad. Siin on ju uudised, värskemad tulevad, tiivikud lagunevad, kukuvad ja nii edasi siin Lätis ja need kõik on, sellepärast hooldetöötajaid ei ole ja lähen korraks välja, siin on ju olnud, et Tehnikaülikool otsib 4 aastat tudengeid taga nagu röövleid. Mõelge ise, kas ma tahaks sinna Tehnikaülikooli, kui ma noor olen, kui mind otsitakse taga, siis ma olen nagu kurja tegija, ma hoiaks sellest Tehnikaülikoolist hästi kaugele mööda, läheks sinna seal, kus ei otsita, kus oodatakse mind. Nii et minu poolt selle momendile küsimusel selline kaugele ulatav või ajatu vastus. Jah, aitäh sulle, Andres.
no siin tuleb jah öelda, et mis puudutab seda vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste verd, siis asjaolu juba, et seda segamini pannakse, see näitab, et inimestel ei maksaks enam doonorlusega selles mõttes tegeleda, et võtta vastu meditsiiniasutuste verd, et see paratamatult viib inimeste tervise halvenemiseni, aga jah, öeldakse ka, et igal jõul on olemas vastujõud ja see, kui tugev see vastujõud on, see sõltub sellest, milliseks meie olukord suunatakse. Arvata on, et mida rohkem me laseme seal kõigil juhtuda, seda suuremaks inimeste viha läheb, aga kas selle vihaga suudetakse ka reaalselt midagi teha, see on juba iseküsimus. Jätkame aga ja Tõnu. Vaata, Mihkel, see eelnõu ja need plaanid, mis sa mainisid ja need on tõepoolest päris hirmsad, aga hea on asja juures see, et need ei täitu. Täiel määral kindlasti ei täitu ja Eestis näiteks ei täitu sellepärast, et meil on väga tõhus eluskilp, nimelt Ukraina pagulased. Kujutle nüüd pilti, kus sa lähed võtma vägisi verd mingilt Ukraina pagulaselt. Ükskõik, kas ta on päris pagulane või mitte pagulane, aga ta on niisugune metsikuvõitu ja kui mingi Eesti politseinikud, tihti need on töössakad, ilusad naisterahvad mulle tõesti meeldivad politseinike hulgas, aga nõrguke naisterahvas ei saa ju mingisuguse tugeva mehemüraka vastu. Ja nüüd kujutle pilti, kus sellised nõrgukesed töössakavõitu Eesti politseinikud lähevad vägisi verd võtma mingilt Ukraina. Ta ei pea isegi olema sõjaveteran. Ta on lihtsalt niisugune ukrainski mužik ja lähed võtma ja siis on selge, millega see lõpeb. Ja ütleme, antud juhul tõesti õnneks, meil on neid päris palju. Kui nad oleks märgistatud nii, nagu kolmandas riigis olid märgistatud juudid, kellel oli peale löödud Taaveti täht, siis oleks nagu lihtne. Politseinik teab juba eelnevalt, et ta ei lähe selliseid inimesi tülitama. Aga nad on ju välimuselt täpselt nagu meie. Kuidas sa eristad näiteks Ukraina seda pagulast Lasnamäe venelasest või Ida-Viru venelasest? Seda enam, et tihtipeale ka need on venelased, kui nad on kuskilt selliselt alalt Ukrainast pärit, kus on venelased enamuses või kus ukrainlased räägivad vene keelt sama hästi nagu emakeelt. Sa ei tee ju vahet. Ja kui sa lähed selliselt nagu vägisi verd võtma või teda survestama, ta annab sulle väga valusa vastulöögi. Ja et nagu mitte jääda üldsõnaliseks, ma toon täiesti konkreetse näite, et elan ka ise Lasnamäel ja just mõni aeg tagasi oli niisugune huvitav juhtum, et kõrvalmajas üks mees püssist tulistas maja ette muru ja siis, kui politsei kutsuti välja, tahtis aknast alla hüpata, nagu pisiasi, et see aken asus 10. korrusel, kui ma õigesti mäletan 10. ja kuidagi õnnestus nii teha, et ta ei hüpanud alla. Aga nüüd kujutlegem sellist olukorda, kus inimesel on kodus püss või mingi teine laskerelv, eks ole. Ja ta ei ole niisugune peast segi, vaid ta kaitseb ennast. No ütle, mida saab politsei sellise mehe vastu? Seda enam, et politsei ei käi ju korterist korterisse kontrollimas, kas seal on relvad olemas, millised need on. Kui on vähegi osav mees, ta need relvaosad paigutab laiali ja keegi ei oska neid leida. Keegi ei oska seostada, et nendest annab kokku relva panna. Nii nagu Andres Saukas rääkis kunagi, kui ta Kohtla-Järve vahel käis, tal oli nintšaku, aga pulgad olid ja siis pael oli vahepeal, aga ta pani need eraldi, ütles, need on sellised kingapaelad. Mul on pulgad lihtsalt niisama aamrivarred. Jah, ta ütles, et need on aamrivarred kaasas. Kuidas sa tuvastad? Aga selliseid leidlikke inimesi on veel, nii et ma arvan, et kui hakatakse vägisi peale suruma, siis läheb kõvaks andmiseks, vastu andmiseks. Seda enam, et ka väga paljud eestlased, kes tookord heauskselt veel uskusid seda koroonaviiruse agitproppi, on saanud petta. Üha rohkem on tulnud päevavalgele uudiseid, kus selgub, et esiteks oli äri, teiseks oli suur pettus ja kolmandaks see kahjustas paljusid inimesi, nende tervist ja paljud läksid ka mullatoidule. See ei ole nali. Nii et ma arvan, et kui meie võimurid tõsimeeli tahavad seda inimvihkajalikku plaani ellu viia, siis nad saavad väga väärilise vastuse. Nagu Andresel on kombeks öelda, saavad füüsilise noomituse. Nii et inimesed, kes meid vaatate, pange vaimseleks valmis ja arvestage, et kui see peale pressimine tuleb, siis antakse ka vääriline vastulöök. Praeguseks sel teemal kõik.
Jah, aitäh sulle, Tõnu. No siin siis väike soovitus, kuna teadupärast nüüd migratsioonipumbad on avatud, siis igasugused tadžikistanlased, venelased, kasahhid ja kes iganes, te hakkate Ukraina pagulasteks ja teiega ei tehta tegelikult mitte midagi ja tegelikult teatud mõttes võiks kehtida ka meie eestlaste kohta. Aga enne kui Maarjale sõna annab, siis üks selline väike märkus juurde, et meil juba teatud mõttes represseerimine käib ja sellest ei ole avalikkuses väga räägitud, aga 3. juunil oli üksik isik protesteerinud Aivo Petersoni kinnipidamise vastu vanalinna lähedal, Sandra Sirgest siis jutt, ja politsei tuvastas tal mitte mingisugust joovet, aga nähti tal, et tal on pipragaas kaasas ja siis oli veel asjaolusid faktiliselt, aga ta pandi nädalateks psühhiaatria haiglasse kinni ja seejuures veel rikuti jämedalt protseduuri reegleid, vähemalt 2 ööpäeva alusetult inimest kinni pidades ja selle tulemusena ta jäi vähemalt umbes kuuks ajaks psühhiaatria kliinikusse kinni. Mis nüüd edasi saab, seda meist keegi ei tea, aga fakt on, et kuigi ta on praegu väljas, siis arvata, et see piirdub ainult selle naisterahvaga, see ei ole kaugeltki niimoodi, aga eks aeg annab arutust. Maarja, nüüd sina on sinul. Aitäh. No ma ütleks seda, et see NETS on nii-öelda nukuvalitsejate agoonia tulem, ehk siis nad tunnetavad seda, et valimised on tulekul suure tõenäosusega, ikka väga suure tõenäosusega nad enam ei osutu valituks, nad asendatakse. Aga see, mis nii-öelda Sandra Sirgega toimus, no see on puhas näide, et me oleme tegelikult ringiga tagasi Nõukogude Liidus, ainult sellega, et meil on EU SSSR. Et seal tehti täpselt samu võtteid, et nii-öelda tülikad, kas siis, kui olid väga tülikad, saadeti Siberisse ja vähem tülikad, no need lihtsalt pandi hullumajja, isoleeriti ära ja oligi kõik, et Sandra Sirge on puhas näide, siin ei olegi midagi rääkida. Aitäh! Jah, suur tänu sulle, Maarja. Arvata on, et me siin saame veel selliseid juhtumisi näha, kus miski pole päris nii, nagu meile näidatakse, ehk siis tõde on kusagil võib-olla 3. kohas, aga eks üks on selge. Me järgnevates saates ilmselt puudutame ka nõndamatut presidendivalimiste teemat ja arvestades, milliseid kandidaate siin on esile toodud, siis ühe kandidaadi puhul, kelle nime praegu siin ei ütleks, kuna ta ei ole ametlikult veel kuskil kandideerimas, siis on täiesti selge, et püütakse sõjaväeliselt kehtestada olukord, kus enne Riigikogu valimisi presidendil oleks õigus Riigikogu valimised ära jätta ja sellel alusel saaks Reformierakond koos oma järele jäänud rakukestega Eesti elu dikteerida viisil, mis meile kuidagi ei sobi. Aga eks aeg näitab, kuhu me sellega liigume. Lähme aga nüüd edasi ja nüüd siis Tõnu poolt tõstatatud teemat, millest siin lühidalt ka räägin. Ungari peaministri Peeter Magyari neljapäevane kõne Trianoni rahulepingu aastapäeva puhul kutsus esile Slovakkia juhtkonna terava reaktsiooni, taas avades 1-2 naabri suhete tundlikuma küsimuse. Ungari rahvusliku ühtsuse päeval Budapesti Kossuhti väljakul kõnedes taaselustas Magyar fraasi, mida on pikka aega seostatud Ungari natsionalistliku poliitikaga, öeldes nad punkti andmetel, et Ungari on võib-olla ainus riik maailmas, mis piirneb iseendaga. Märkus viitab miljonitele etnilistele ungarlastele, kes leidsid end väljaspool Ungari piire pärast 1920. aastat Trianoni rahulepingut, mis pärast Austria-Ungari impeeriumi lagunemist Kesk-Euroopa kaarti ümber joonistas. Tänapäeval elab Slovakkias üle 400 000 etnilise ungarlase. Ja küsimus tõukub siis sellised, et miks Magyar provotseerib Slovakkiat ja süvendab arusaamatusi nii siseriiklikult kui ka naabritega. Ungari teemal annan nüüd sõna Tõnule. Ei, ta ei provotseeri, ta lihtsalt rääkis nagu asi on. Mind hämmastas selle puhul see, et Peeter Magyar, keda peetakse ju korralikuks konservatiiviks, ta on ikkagi Euroopa Rahvapartei liige ja mis kõik. Mitte mingi äärmuslane.
Aga tema kasutas täpselt sama väljendit, nagu mina olen kasutanud juba läbi aastate oma nii kirjalikes kui ka suulistes esinemistes. Kasutasin seda Andres Raidi tehtud saatesarjas Serviti, kus rääkisin Ungarist. Kasutasin seda Objektiivi saatesarjas Välgatused, kus rääkisin Ungarist. Ja minu mäletamist mööda olen kasutanud seda ka veebiraadiosaadetes ja oma kirjutistes ka. Ja see on selle poolest õpetlik, et see näitab, et see, millest mina tookord rääkisin, julgesin rääkida, siis nüüd räägitakse juba lahtise tekstiga tipptasemel. Ja kui seda juttu rääkis Viktor Orbán, ehk siis eelmine Ungari peaminister, et tema ongi niisugune äärmuslane, ta on tema valijad ongi niisugused Ungari rahvuslased, kapseldunud natsionalistid ja äärmuslased. Aga kui seda räägib nii-öelda taltsutatud konservatiiv Peeter Madjar, siis see on päris kõnekas. Ja miks ta on kõnekas? Nii Ungari kui ka ütleme ta naabermaade analüütikud, samuti Venemaa helgemad pead, näiteks Andrei Pursov ja Mihhail Haasin, on öelnud, et käib Austria-Ungari taastamine. Kas just tingimata keisririigina, kas just samamoodi nagu kaksikmonarhiana nagu tookord, aga käib taastamine. Ja sellele viitab üha rohkem asju. Ja näiteks tolles samas kõnes 4. juunil 2026 Budapestist Kossuthi väljakul ju Peeter Madjar ütles, et Ungari tahab, kõigepealt ütles seda, et kuna Ungari on ümbritsetud iseendaga või iseendast, siis tulebki hästi läbi saada kõigi naaberriikidega ja selle nimel tuleb tööd teha, sest on veel osa naaberriike, kellega ei saada läbi. Ütleme, kõige halvemad on suhted Ukrainaga, kes siiamaani okupeerib Taga-Karpaatiat, aga veidi, ütleme, märkimisväärselt kehvad on suhted ka näiteks Rumeeniaga. See, et Slovakkiaga, need on ajutised nähtused, sest Slovakkia siiski niivõrd suurel määral sõltub Ungarist, et ta ei saa lõpuni nugade peale enam minna. Aga Madjar ütles seda, et tuleb ju Visegradi nelik, ehk siis Ungari, Slovakkia, Tšehhi ja Poola panna uuesti korralikult tööle ja enamgi veel, ma ütlen, sellega tuleb liita või tuleb hästi tihedat koostööd teha sellistel riikidel nagu Horvaatia, Sloveenia, Austria, Rumeenia ja ka Saksamaa. Kui Saksamaa välja jätta, siis kõik need mainitud riigid on ju Ungari naaberriigid ja nad on osa endisest Ungarist. Mäletatavasti Ungaril oli merepiir olemas, aga see anti Horvaatiale, nii et Ungaril enam ei ole oma sadamaid ega midagi. Aga neil on plaanis Fiume ehk Rijeka sadama Horvaatialt rendile võtta 99 aastaks. Mis sellest saab, seda näitab tulevik. Põhiküsimus on selles, et koostöö endiste Austria-Ungari osade vahel üha tiheneb. Ja osa analüütikud ütles ka seda, et Viktor Orbán ta tegutseb praegugi Vatikani huvides ja Vatikani üks plaane on taastada Austria-Ungari. Ehk siis nagu omal ajal oli Donau konföderatsioon 1848. aasta Ungari revolutsiooni järel. Tollasid juhid eesotsas Lajos Kossutiga tegid ju Donau konföderatsiooni plaani. See oleks veidi lõdvem olnud, ei oleks olnud neid mitte ungarlasi, mitte australasi rõhuv, aga mõte oleks olnud sama. Ja nüüd ongi, et kas taastatakse Austria-Ungari või luuakse või teostatakse Donau konföderatsioon. Aga igal juhul tegemist on võimsa geopoliitilise moodustisega, mis suudab vastu seista Lääne-Euroopa jõududele, kes siiamaani on Kesk-Euroopale ülevalt alla vaadanud. Nii et selles mõttes see on vägagi kõnekas. See ei ole lihtsalt mõeldud häälte püüdmiseks, vaid see näitab, kus suunas Ungari liigub. Praeguseks selle koha pealt kõik. Jah, aitäh sulle, Tõnu. No seda on tore teada, et see Ungari ja Slovakkia vastasseis on pisut teistsugune, kui siin saate tekstis sai räägitud. Aga eks see teooria, et Austria ja Ungari võiksid omavahel liituda, selles osas hoiame silmad lahtist, et teadupärast Austria president on praegu globalist Bellen, nii et selle koha pealt jälgib arenguid. Aga lähme siis nüüd edasi ja Andres. Teema on täitsa vajalik ja huvitav just seesamane, et on ainus riik maailmas, mis piirneb iseendaga. Et see tuli siis
20. aastal 1920 välja Trioni rahulepingus. No aga liigume nüüd oma asjadega ka sinna kanti. Võtame siin meie lugu 2 aastat tagasi, mis see oli siin meil Narva jõel. 25 poid võeti ära ja võeti piir ära. Tähendab, kas ei ole ka siin näha midagi sarnast, et hakkame iseendaga juba ühinema, Soome ugrilased. Et nõuti, karjuti natukene ja siis lähme veel natukene tagasi, siis näitame musklit kellelegi siin üle piiri. Ja ongi küsimus selline, kas te mäletate ka sellist aega, mille see muskli näitamine oli Hanno Pevkuril esimest korda. Ma ei lähe nüüd teemast, ei lähe mööda küll, sellepärast, et kui piiripoid võeti ära piiri jõe pealt ja tagasi ei panta, tähendab, kas piirid muutuvad siis või? Ja oma rahva peale ei mõeldagi, et küsiks need tagasi ja paneks paika. Ma uurisin seda teemat, teema on sellest, mille pärast ära võeti, sest veetasemega muutub see piir. Läheb laiemaks ja läheb kitsamaks, iga aasta on vaja nad jälle õigesse paika tagasi panna. Aga sellega hakkama ei saadud ja räägime ainult musklite näitamisest. Ja esimest korda võin rääkida, Hanno Pevkur muskleid näitas ju juba 2017. Ja tsitaadi võtan kohalikul omavalitsusest, vaadake, kas ei ole vastu rääkimust pehmadest ja kõvadest meestest. Pehmed väärtused on toredad, aga reklaamis loeb ikka muskli näitamine. Ja see võeti E200 näitas seda musklit ka kohe ja tantsis seal. Ja muskli näitamine, nüüd mõelge ise, et kas me ei lähe sama teed mööda, et mis piirneb iseendaga, saame sealt ka võtta endale näidiseks, kuna siin praegult, nagu Tõnu rääkis, Tõnu Kalvet ütles, et 400 000 etnilist ungarlast elab ümber Ungari, nendes Serbias ja nendes ligiriikides, Austria, Ungari enda omas. Nii et 400 on ikkagi 500 000, see on ikka suur rahva hulk. Ja mis pärast ta suur rahva hulk on, siis võtame samas Islandi, seal elab üldse ainult 300 000. Islandi poissi saavad hakkama nii energeetika kui elamise koostöö ja ei ole seal kuulda, et keegi külmuks ära või ja nii edasi. No vot sellest ma arvan ka samamoodi, et siin ei ole midagi teha, sest kuna kõik ühinevad BRICS ja sellised süsteemid ja ühineb ka, kui see nüüd ütleme Ukraina ja see sunniviisiline, ütleme vennatapusõda katkestatakse ja nad saavad suuresti ja ilusti hakkama. Nende see, ütleme, organism ja see nende suhtlemised oma vahel, kes on venelane, kes on ukrainlane, kes on ääre pealt, Ukraan ja teine sõna vene keeles on ka, et ukraadina on ka olemas, et kumb siin teeb, tähendab, et keegi on nagu vargapoiss ja Ukraina on ääre peal, nii et nemad saavad sellega pihta ja vot siis ongi siin, et kes siis on paha ja kes ei ole. Ja eelmises tükis täpselt sama lugu on, ma vaatasin ka ühte videot, kuidas Ukrainas näiteks mees, taksojuht hoiab kõrvale sellest sõjaväe kohustusest, ta on ostnud endale ühe India kummimaski ja selle tõmbab pähe ja sõidab taksot seal, Bolti, ta on täitsa ükski politsei ja see ei püüa kinni, nii et asjad toimivad ja ma usun, et ta lähebki, sest Euroopa peab saama jalad alla ja ta saab jalad alla samamoodi nagu meie peame siin võtma, et me ei peaks oma põliseestlasi, igas nurgas on üks põliseestlane, põlisrahvuslane või mis on, aga kui kokku saavad, siis on hoopis teised sõnad. Sest ma käisin ka tehnikumis saadeti meie rühm
saadeti sinna Meremäele, sinna taha Võru kanti, siis üks kohalik ütles, ulata talle see vigla, ma ei teadnud, mis see on. Siis ta ütles, see on Angn, et see seisab. No vot, kas siis ma pean tema peale vihane olema, kui ta oli koha peal ära, pärast ta küsis ka, kuidas teie keeles see on, et ka Virumaalt pärit. Nii et saame ühineda ja Ungari ja ma ei tea, praegult teeb ka, paljud ütlevad, oi, ta teeb nalja, et siin on ka, et ta on televisiooni kinni pannud, selle massimeedia, et näitab ainult mängufilme, aga see on jälle malekäik, inimesed, lihtne malekäik. Sellepärast, et ühtepidi, teistpidi, kui on rahad käes, kõik harjuvad ära ja augi mälu on inimestel, sellest saabki aru, et nad teevadki tegelikult eemalt koostööd. Nii et soovitan vaadata meie saatesarja ka, Universumi ainuväli. Seal on näha, et kui ühel pool on kehvasti, siis teisel pool on hästi ja joonlaud vajabki keskpunkti kohta, et ta seisaks, ei läheks, kalduks kellegi poole. Nii et minu poolt kõik, nii et Ungari asjad liiguvad. Ja aitäh, Andres, ja vastulause õigus nüüd Tõnul. Täpsustan ja täiendan, et see, mis oli 400 000, vaata Mihkel, sa saate alguses mainisid, see käib Slovakkia ungarlaste kohta, kes on ametlikult ungarlased, aga seal on veel, minu teada on mitukümmend tuhat, vist kuni 90 000 on selliseid inimesi, kes on tegelikult ungarlased, aga kes konjunkturistlikel kaalutust on võtnud endale rahvuseks Slovakk. Ja see tuleb ilusti välja rahvaloendusel, sest seal tuleb kirja panna, milline on teie emakeel või ütleme 2 nagu tähtsamat keelt. Ja siis selgub, et inimene on rahvuselt Slovakk, aga tema keel, mida ta kõige paremini oskab, on ungari keel. Ja need ei ole teps mitte slovakid, kes elavad kuskil ungarlaste keskel, vaid need on ikka päriselt ungarlased Slovakkias, kes on võtnud endale rahvuseks Slovakk. Aga üldse Ungari naaberriikides ehk siis endise Ungari alal elab praegu hinnanguliselt 3,5 miljonit ungarlast. Ja lisaks on veel terve port selliseid mitte-ungarlasi, kes elavad ungarlastega koos ja oskavad ungari keelt peaaegu emakeele tasemel ja neid saab vabalt lugeda Ungari ütleme, kultuuriruumi osaks. Nii palju tahtsingi täiendada lihtsalt Andrese juttu. Ja aitäh sulle, Tõnu, selle vastulause eest ja eks ole ju selge, et neid rahvused on omavahel kuidagi niimoodi sulandunud ühte või teise riiki, nagu siin toodi välja, et slovaki keelt oskavad ungarlased ja siin neid asju võiks jääda lugema, et selles osas eestlasi on ka ju mitmel pool laiali, kus Inglismaal, Soomes on terve hulk ja Ameerikas, aga siit olekski hea nüüd veel Maarjal sõna anda. Aitäh! No nagu eelnevates saadeteski on saadud mainida, et see nii-öelda vahetus Orbani ja Madjari vahel, see on poliitiline malekäik. Aga ütleme niimoodi, et see õnn, mis selle vahetusega nii-öelda meie liberaalidel ja Euroopa liberaalidel, see saab olema üürike. Sellepärast, et ole sa Ungaris kas konservatiiv või liberaal, nad ajavad kõik Ungari asja, riigi asja. Aga meil siin Euroopas on harjutud sellega, et need liberaalid alluvad siis nii-öelda sellele globalistlikule klikile. Ehk siis Eestis ka on väga ilusti näha, sisuliselt klaashelmete eest meie liberaalid on müünud globalistidele meie maa ja rahva maha. Sihukest jama Ungaris ei saa olema ja selles suhtes ka Ungari riigi ajalugu on pikk ja nad teavad väga hästi, kuidas oma riiki üles ehitada ja edu neile selles. Aitäh! Ja aitäh sulle, Maarjo! No loodame, et Ungaris hetkel tuleb see mõistus ka selles suhtes tagasi ja mis siin muud öelda selle koha pealt, et
vaadates, mis praegu Ungaris toimub, et nüüd Ungari enamuses olev võim hakkab nüüd Orbani poolt omal ajal määratud presidenti kangutama, eks sellest kujuneb ka paras catch, et mis siis edasi saab. Me juba teame, et tänaseks Viktor Orbanil pole enam võimalust peaministriks saada selles elus, vastav seadusandlus on juba heaks kiidetud, nii et jälgime siin arenguid. Saate viimane teema siis nüüd puudutab Serbiat ja siis nüüd Serbia president Aleksandar Vučić teatas 27. juunil, et astub nädalate jooksul tagasi ning riigis toimuvad pärast 18 kuud kestnud valitsusvastaseid proteste enne tähtaegset presidendi ja parlamendi valimised. 12 aastat presidendi või peaministrina võimunud Vučići teadaanne tuli keset üliõpilaste juhitud korruptsioonivastaseid meeleavaldusi, mille vallandas 2024. aasta novembris Novi Sadi põhjaosas asuva raudteejaama varikatuse kokkuvarisemine, milles hukkus 16 inimest. Kas ta kavatseb järgida Bulgaaria eelmise presidendi ja praeguse peaministri Rumen Radevi eeskuju ja mida võiks praegune Serbia president selle käiguga võita, arvestades, et eelmisel aastal kasutati protestide ajal politsei poolt helirelvi ja Tõnu tõstatas selle teema, nii et anname talle sõna. Su küsimus on väga lihtsalt vastatav kõigepealt, et mida võiks Aleksandar Vučić selle sammuga võita. Asi on selles, et ta on ju president, aga Serbia põhiseadus lubab ühel isikul olla presidendiks kuni 2 ametiaega. Ja temal saaks 2027. aasta mais täis teine ametiaeg presidendina. Aga samas, kui inimene tahab võimu juures püsida, näiteks kui ta on andekas, nagu Aleksandar Vučić on, siis on selge, et ta kasutab võimalusi, et kauem seal püsida ja tema kasutab seda võimalust, et Serbia põhiseadus ei piira, kui mitu korda tohib inimene järjest olla või üldse olla peaminister. Ja siis ta otsustaski niimoodi, et tal on oma erakond, Serbia, kui seda eesti keelde tõlkida, see võiks olla kas Serbia arengupartei või Serbia eduerakond. Ma päris täpselt ei teagi, kuidas seda eesti keelde tõlkida, seda peab vaatama veel. Aga ühesõnaga, tema erakond, tal on olemas see, et ta tahab kandideerida selle nimekirjas parlamenti ja väga suure tõenäosusega ta võidab, tema erakond võidab need valimised siis ja temast saab uuesti peaminister. Miks ma ütlen uuesti, sest ta on varem juba olnud. Minu mäletamist mööda oli see aastatel 2014 kuni 2017. Ja see on selle poolest huvitav, et ta tookord samuti enne tähtaegselt loobus oma peaministri ametist, seda selleks, et kandideerida presidendiks. Nii et praegu ta siis nagu kordab sama liigutust lihtsalt teisel tiival, kui rääkida male keeles. Ja mis on huvitav, et ta paistab nagu järgivat siis Rumen Radevi eeskuju. Rumen Radev ehk siis naaberriik Bulgaaria president kuni 2026. aasta jaanuari keskpaigani 9 aastat oli president ja siis vaatas, et ei, et ta tahaks nagu midagi rohkem teha, astus presidendi ametist tagasi. Tema asemel sai presidendiks naisterahvas. Kui ma õigesti mäletan, Iljana Jotov on selle naisterahva nimi. Ja siis oligi niimoodi, et seesama Rumen Radev tegi partei, mis huvitava nimega Progressiivne Bulgaaria. Ja tänavu olid siis 19. aprillil olid parlamendivalimised, tema erakond võitis ülivõimsalt. Minu andmetel lausa nii võimsalt, et moodustas valitsuse üksi. Ja siis alates maikuust 2026 ongi Rumen Radev on edukalt Bulgaaria peaminister. Ja paistab, et see valem toimib ka Serbia puhul, sest kui vaadata, ütleme, 2026. aasta juuni seisuga toetusi, siis Aleksandar Vučići ja tema erakonna toetus on kõvasti üle 40% ja opositsiooni liikumise toetus on umbes 30%. Opositsiooni liikumine on see, kes kasvas nagu välja tudengite ja teiste inimeste meeleavaldustest pärast 2024. aastal Novi Sadi raudteejaamas juhtunud õnnetust. Novi Sad on ilus linn, ta oli pikalt Ungari osa, Austria-Ungari osa ja iga inimene, kes seal käib, näeb ise, et see linn on hoopis teistmoodi kui tavalised Serbia linnad. Juba ainuüksi
kesklinna arhitektuuri järgi tunned ära, et sa oled endise Austria-Ungari alal. Ja Aleksandr Vučić on öelnud, et neid tudengite ja teiste meeleavaldusi, neid õhutatakse välismaalt, suure tõenäosusega tal ongi õigus, et selle taga on äärmusglobalistid, aga ta on nutikas mees, ta leidis vastu võtta ja ma arvan, et see läheb tal läbi. Sest kui ta oleks edasi punnitanud kuni järgmise aasta maikuuni olla president, oletame, et see oleks tal õnnestunud. Pärast seda ta oleks võib-olla muutunud poliitiliseks laibaks. Aga praegu ta läheb nagu õigel hetkel ühelt vahetab rada nagu liiklejad ütleks, et läheb ühelt rajalt teisele ja jätkab edasi. Nii et tasub jälgida seda, mis toimub Bulgaarias ja Serbias. Ja sest esiteks Serbia tahetakse kiirkorras vastu võtta Euroopa Liitu. Nüüd viimaks on avastatud, et Serbia siiski ometi on salongi kõlblik. Enne ei olnud, tükk aega ei olnud. Ja siis Bulgaariaga on selline asi, et Bulgaaria võib-olla läheb eurotsoonist välja, sellepärast et Rumen Radev on tuvastanud oma valitsusega, et eelmine valitsus oli valetanud Euroopa Liidule, kui oli öelnud, et Bulgaaria on euro sisseviimiseks kõlbulik. Teatavasti on selline nõue, et riigieelarve puudujääk ei tohi olla rohkem kui 3%, aga Bulgaarial oli see tunduvalt rohkem. Statistikaga nagu sahkerdades muudeti või esitati valeandmed ja alates käesoleva aasta algusest Bulgaarias kehtib euro, aga Rumen Radev ütleb, et see on siiani ainult majandusele kahju toonud. Nii et tasub jälgida, kas äkki eurotsoon hakkab lagunema Bulgaariast, mis saab Euroopa Liidust, kui tuleb sinna selline Serbia, kus eesotsas on vägagi eurokriitiline, samas koostööd tegev Aleksandr Vučić, vanakala. Nii et tasub jälgida seal toimuvat, kuigi tavaeestlase jaoks jääb võib-olla kaugeks ja võõraks, aga samas paljud mõtlevad eestlased on oodanud Euroopa Liidu lagunemist ja võimalik, et see saab alguse just Euroopa Liidu pehmest kõhualusest. Praeguseks minult kõik. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Huvitav on jah seda kõike kuulata ja tegelikult, kui me ausalt vaatame, siis viimastel kuudel on siin statistikaga sahkerdamisi ka meil olnud, et just kui majandus kasvab palju parem, kui siin on räägitud, aga tegelikult mulle näib, et see on sellise lõpuagoonia algus või midagi niisugust. Ja teine moment, me räägime sellest muidugi pikemalt juuli saates, aga faktiliselt, kui digieuro jõustatakse algul vabatahtlikult, seejärel kohustuslikult, mis on nüüdseks ka läbi läinud, siis ma arvan, et hakkab alles mäss rulluma, et teatud inimesed ei aktsepteeri seda digivaluutat mingi hinnaga. Aga lähme siit edasi ja Andres. Siin uuesti oli nüüd räägitud, Tõnu ju rääkis kõik lahti, ega õige väärikas oleks meil ka siin Eestis selliseid õigel ajal pead etturi või iseenda male käigus ohverdama, et vankriga saaks edasi sõita või käia ja kuna nad oskavad sedasi mängida ja need on vanast ajast juba tulnud nüüd, et mida ma siis teen ja mida ma ei tee, Schopenhaueri peale öeldakse, aga need on puhtad lihtsalt malekäigud. Et kui inimesed vajavad mind, siis õigel ajal tuleb ära minna ja siis tuleb ära. Ma toon ühe lihtsa näitega enda ära. Ma olin ju Eesti elektrivõrkude ehituses Tallinna osakonna tootmisjuht ja peajuht oli Andres Vainula ja tema kälimees kuidagi moodi oli teise eriala peal ja siis sätiti niimoodi, et ma pidin ära minema. Tuldi õhtul järgi kella 4 anna võtmed ja kogu kupatus üle. Ma ütlen, hommikul annan kõik üle ja proovisin teistele teatada, arvutid kõik lülitati välja. Ei olnud infot. Ja siis ma mõtlesin, mis ma nüüd malekäiguga teen. Kas lähen konkurentide juurde, aga mõtlesin, ma lähen elektrimaterjali müüma. Termokahanevad muhke ja oligi, sattusin firmasse seal ja selle firma kaudu koolitustega sain läbi käia need endised osakonnad Eesti elektrivõrkude ehitus, mis tehti Empoweriks. Ja teate, mis huvitav lugu oli? Ma saatsin meilidega kõigile ära, aga kõik teadsid, et ma lahkusin omal soovil. No, ainult niimoodi
vahetasin natukene olukorda, hakkasin asju müüma, siis sain rahvaga ninast näost näkku rääkida ja siis nad ikka vaatasid, on ikka paras ports küll seal ees. Ja Eestis meil on sama, kui sa ikka hoiad seda kohta nii kinni, 5%, 1%, küll see vesi või see tõrv või mis on, uputab su iseenda ära. Ja kordan veel, mulle see mõte meeldib, Erdogan, mis andis, et need tasub käiku lasta nendel endalt, muud mitte midagi. Kas nad on, sest siin meil kohe ütles ära, et meie peaminister ei oskagi lasta, tal ei ole laskmiskogemus, tähendab, ei ole sõjaväes käinud ega kusagil käinud, no trenni ka ei ole vaja teha, ei tea, mitu korda ta käte kõverdusi teeb. Mul tuli seal sõjaväe kroonus tuli välja, ma toon kool näite, seal oli selline traditsioon, et ei tohtinud see pandlaga rippuda kõhu peal niimoodi palju, et sellel oli mõõt, võeti see rihm ära, tõmmati pea kohalt kinni ja sellega pidid siis käima, kes oli natukene lihav, sellel oli hing kinni, aga mul ta loksus ja vähem ei tohtinud panna, kuna ma olin kõhna. No ja vot siis oligi, kätte kõverdasin, ma ikka tegin 30 korda ära ja peale sellist asja, kui nähti ära, et selle nii palju ta teeb, ega nad ei kippunud siis kuidagi moodi füüsilisse kontakti tulema nii väga. Ja vot see ongi see pool, et kui meil tehakse selliseid asju, naerdakse omavahel välja, et ei sai selle relva ja lasta ei oska ja no mõelge ise, vot see on minu poolt ka kõik. Ja, aitäh sulle, Andres. No siin peab jah ütlema, et sinu seda lugu kuulates jällegi tuleb meelde selline semukapitalismi põhimõte, et omasid eelistada ja need, kes asja jagavad, need välja puksida, et see kehtib mitmel pool elutasanditel ja mis seda Michalit puudutab, siis kes viitsib kuulata minu meelest, vist oli 13. detsembri 2005 AK uudiste saates, kus uudiste lugeja rääkis, et Michal pole selles sõjaväe ütleme, kuidas seda öeldaksegi, õppustel või no ütleme sellisel esimesel ringil käinud, et tema ei ole sõjaväega pidanud kokku puutuma, kuna tal väidetavalt tervislikud põhjused, aga ometigi 19 aastat hiljem sai temast peaminister, nii et mõtteainest küll ja veel. Aga saate viimased pikemad sõnad ütleb Maarjo. Aitäh! No ütleme nii, et selle Serbia osas täiesti nõustun Tõnuga ja siin ma midagi erilist pikemaks ei tee, sest Tõnu oli üsna põhjalik. Aga no nii palju ma ütlen lisaks, et kui Serbia president, see Aleksandar Vučić tõepoolest otsustab ametist lahkuda, võib see tähendada uut poliitilist etappi kogu Balkani piirkonnas. Et kindel on aga see, et Serbia järgmised sammud mõjutavad nii suhteid Euroopa Liidu, Venemaa kui ka naaberriikidega. Et see on üsna oluline on see just Balkani piirkonnas. Aga siinkohal aitäh. Jah, aitäh sulle, Maarjo. Ja eks siis jälgime, kas Euroopa Liit veel laieneb lähiaastatel, mis sellest kolossumist edasi saab, et arvestades meie diktaatorite suurt huvi seda, kuidas seda kutsutakse, Paabeli torni üles ehitada. Aga saate viimased sõnad kohe, kui see võimalus tekib, annaks Tõnule. Väga hea. Lõpetuseks viskan õhku ühe asja, mis võib-olla leiab rohkem käsitlemist juulikuu kokkuvõttes, aga tasub praegu mainida, sest võimalik, et suur osa Eesti vaatajatest ei tea. Nimelt Sloveenia parlamendi esimees Zoran Stevanović ütles just hiljuti, tähendab paar päeva enne selle tänase saate salvestuse algust, et kui tänavu sügisel tulevad Sloveenias kohaliku omavalitsuse valimised, siis tuleks sellega ühtlagi samaaegselt korraldada rahvahääletus Sloveenia jäämise osas NATOsse, sest Sloveenias on suurenenud NATO vastased meeleolud ja eelmise valitsuse sammud on näidanud, et need on kuidagi nagu ogarad ja majanduslikult kahjulikud, julgeoleku seisugalt ogarad
ja Stevanovitš ütleb ka seda, et kui nüüd see praegune uus valitsus lubas hiljuti NATO tippkohtumisel oli vist jah, et Sloveenia eraldab 50 miljonit eurot Ukraina sõjaliseks toetuseks, et see raha kuluks Sloveenia rahvale endale ära. Nii et vaatame, kas õnnestub läbi suruda see, et Sloveeniast tuleb tänavu sügisel rahvahääletus NATOsse jäämise või NATOst väljaastumise üle. Selle viskaksingi käesolev saate lõppu, äkki see paneb inimesed mõtlema, kui nad meie saadet vaatavad. Aitäh! Jah, aitäh! Kindlasti oma rahva eelistaja peaks olema iga riigijuhi südameasi, et sellega saab absoluutselt nõustuda. Aga selle saatega siis nii palju veel ütlen ära, et esmalt saab seda vaadata Patreonis mõned päevad ja seejärel juba YouTube'i kanalites. Ja kindlasti tänan kõiki, kes meid on vahepeal siin toetanud ja loodetavasti toetavad veel, et kuu on alles esimeses pooles. Aga selline sai meie saade ja aitäh kõigile osalejatele, et head õhtut, head päeva jätku kõigile. Kena suve jätku! Nägemist kõigile. Aitäh! Nägemist!